Ämblik mees. Ämblik mees sõitis oma rattaga ja kukkus otse sinna veekogusse. Jah, vaata, mida ma sulle räägin. See ongi päris ämblik mees, kes sõidab nendes metsades. Ja siis? Issand küll, politsei püüdis teda kinni võtta. Ta sõitis nii kiiresti. Ja siis? Kogemata vaata, mis juhtus. Ta kukkus sinna veekogusse. See on hullumeelne. Me peame nüüd ämblik meest aitama. Nii et me kasutame seda magnetit, et proovida ämblik meest päästa. Ta on vee all ja me proovime ta kätte saada. Okei, vaatame. Vau, kutid! Ma ei tea, kas see kõik on tõsi või võlts. Mis te arvate? Aga praegu sain ma midagi väga hirmutavat ja see võib olla ämblik mehe mootorratas. Kutsume kellegi appi. Hei, mu kastikas! Hei, tule mu kastikas! Jah, nii et ämblik mehe mootorratas on väga hirmus. Nii et me kasutame mu kastikat, et see päästa, et aidata ämblik meest. Nii et tule, teeme ära. Me peame nüüd ämblik mehe päästma. Jah, okei. Mine. Ma näen midagi veest välja tulemas. Issam, kutid, see on video. See on päris ämblik mehe mootorratas. See on hullumeelne. See tuleb veest välja. Tule. Me peame ämblik mehe päästma. Jah, ämblik mehe mootorratas. Issand, me leidsime selle. See on päris ämblik mehe mootorratas. Ja vaata, see on täiesti ämbliku võrguga kaetud. Paneme mu magneti ära, sest praegu pole seda vaja. Praegu me peame aru saama, kuidas seda ämbliku võrku kasutada ja kuidas me saame päris ämblik mehe mootorrattaga sõita ja seda juhtida. Võtame mõned tööriistad ja vaatame, mida me teha saame. Ma arvan, et mul on vaja midagi teravat, et see võrk läbi lõigata. Näiteks need käärid, eks? Nüüd peame selle võrgu eemaldama, aga see ämbliku võrk on väga tugev. Seda on võimatu läbi lõigata. Ma arvan, et ainult ämblik mees teab, kuidas seda juhtida ja sõita. Ainult ämblik mees teab, kuidas seda ämbliku võrku läbi lõigata. Oota, ämblik mees? Ämblik mees. Ämblik mees! Kui ta leidis selle ratta, siis see võib tähendada, et ämblik mees on ikka veel vee all. Nii et tule, me peame ämblik mehe päästma. Mu magnet on kinni. Mis mu magnetiga lahti on? Issand, mis see on, kutid? See on ämblik mehe kostüüm. See on uskumatu. Oota, mis see asi on? Kus mu magnet kinni on? Issand, ma tean, et see asi võib kuuluda Goblinile, ämblik mehe suurimale vaenlasele. Ja see võib tähendada, et Goblin jahtis ämblik meest. Mõtleme, kuidas me seda asja kasutada saaksime, sest see on väga terav. See on väga ohtlik relv. Ja seda kutsutakse Gillette nahkhiireks, sest see on üniterav. Issand, see asi on väga terav. Võib-olla saab sellega ämblik mehe võrgu läbi lõigata. Vau, see lõikab tõesti võrgu läbi. Nii et me saame joosta ja sõita ämblik ratta peal. Ämblik ratas. Goblini relv töötab tõesti. Nii et me leidsime ja päästsime ämblik ratta ja ämblik ürikonna. Paneme selle selga ja proovime ära. Vau, ma tunnen end tõesti nagu ämblik mees. Vaadake seda täiesti uut ürikonda. See on kuldne nagu uuest filmist. Ja poisid, kui teile meeldib ämblik mees, siis ärge unustage sellele videole kohe praegu meeldimist panna. Aga ma proovin seda ämblik ratast kohe ära. Lähme, poisid! Vau! Vau! Issand, kutid, see on hullumeelne! Ma tunnen end nagu päris ämblik mees. Vau, see on nii hea, see on nii hullumeelne! Aga see saab tähendada ainult üht. Ämblik mees oli kusagil lähedal. Ja võib-olla vajab päris ämblik mees ikka veel meie abi. Nii et ma hakkan käituma nagu tõeline kangelane ja päästan ämblik mehe. Nii et nüüd peame jätkama otsimist, et saada aru, mis selles metsas juhtus. Hei, kutid, mis see on? Mis see asi on? Vaadake, kui õudne see on. Issand, kutid, ma tean, kelle mask see on. See on Goblini mask. See on väga ohtlik ja väga hirmus. Goblin on väga hirmus ja väga ohtlik tegelane ämblik mehe universumist. Ta üritas alati ämblik meest jahtida, et teda maha võtta. Aga kutid, kuulge, kutid! Kas te mäletate, mida me varem leidsime? Seda terasnahkhiirt kasutas ka Goblin, et ämblik mehega võidelda. Me leidsime palju Goblini asju ja palju ämblik mehe asju. Nii et ma tean, mis siin juhtus. Goblin ründas ämblik meest ja ämblik mees võitles tema vastu. Vaatame veel videoid, et selle kohta grippe leida. Ämblik meest jälitas politsei mingil põhjusel, aga ma ei tea miks. Aga siis pärast seda ta kukkus otse veekogusse, kust me tema ratta leidsime.
ja siis või võib-olla enne seda. Vaata, see on roheline goblin. Ta ründab ämblikmeest. Nii et mul oli õigus. Ämblikmeest ründas roheline goblin ja nad lendasid kuskil ringi. Võib-olla peame veel selles metsas edasi otsima. Lähme, poisid. Peame jätkama selle metsa uurimist, et päästa ämblikmees ja aidata tal nende õudsete ja hirmutavate tegelaste vastu võidelda. Pea vastu, ämblikmees. Me tuleme! Ämblikmees. Oodake, poisid! Oodake! Ma leidsin siit midagi! Poisid, see on uskumatu! Need on täiesti uued, väga võimsad kuldsed võrguheitjad. Need on väga erilised kuldsed võrguheitjad ja nendega saab võrku tulistada ja sellel sõita nagu tõeline ämblikmees. Proovime järele. Vau! Päris võrk võrguheitjast. Okei, proovime järele. Issand! Ei! Võrguheitjad! Võrguheitjad, need on katki. Aga see on kuidagi imelik. Ma arvasin, et need on seest kuldsed, aga need on nagu plastikust. See on imelik. Ma arvasin, et see on nii päris. Aga see võib olla mingi võltsing. See on imelik. Võrguheitjad pole nii võimsad, kui ma arvasin. Aga kui see oli päris ämblikmees, kas see oli siis ka päris goblin? Ma ei tea. Ma arvan, et me peame jätkama magnetpüüki, et sellest aru saada. Lähme. Pärast seda, kui roheline goblin ründas ämblikmeest, kukkus ämblikmees otse sinna veekogusse. Jätkame siin magnetpüüki. Okei. Vau, jah, võib-olla saame jälle midagi rasket kätte. Ja jah, ma tunnen seda. See tuleb välja. Oodake, kutid, mis asi see on? Vau, see on väga kummaline asi. Ja see näeb välja nagu liugur filmist, mis roheline goblinil oli. Päriselus näeb see täpselt selline välja. See on hullumeelne. Roheline goblin lendas selle asjaga filmis, mida me varem nägime. Proovime siis järele. Kas me saame lennata? Miks see lendab? Mis selle asjaga lahti on? See on aktiveeritud. Ma jätsin välja. Tuvasta ämblikmees. Ei, ma ei ole ämblikmees. Eemada toimik pärast 3, 2. Ei, ma ei ole ämblikmees. Ma olen roheline goblin. Näister on tuvastatud. Jah, ma olen roheline goblin ja ma suudan liugurit juhtida. Ja leia mind. Leia mulle Peter Parker. Leia ämblikmees, sest me peame ta päästma. Nagu soovite, isand. See on laserkiir. Me peame sellele järgnema ja võib-olla leiame seal metsas ämblikmehe. Lähme. See on laserkiir ja see näitab kohta, kus Peter Parker, tuntud ka kui ämblikmees, nähti. Me peame sellele laserile järgnema ja võib-olla leiame ta ülesse ning saame päästa. Hei, kutid, vaadake! Siin samas leidsime midagi kummalist. See on lendav droon ja sellel on ämbliku kujuline märk. Issand, võib-olla ämblikmees lendas siin ja otsis midagi. Lähme drooniga metsa kohale ja vaatame, mida leiame. Okei, laseme drooni õhku. See on lahe, kutid. Okei, vaatame, mida me sealt metsast leiame. Oota, kes see on? Nii suur ja tugev. See on Hulk, vägev Hulk. Ta oli siin. Ja nagu te võib-olla teate, ämblikmees ja Hulk, nad on omavahel seotud. Nii et kutid, võib-olla peame jooksma ja küsima Hulkilt. Kus on ämblikmees? Võib-olla vajab ta meie abi. Lähme, nüüd saame leida päris ämblikmehe ja päris Hulki. Lähme! Okei, me nägime Hulki kusagil seal. Hei! Poisid, mis see on maas? Issand, need näevad välja nagu Hulki püksideks. Vau, vaadake, kui suured need minu kõrval on. Need on lihtsalt hiiglaslikud. Ma teen nalja. See Hulk on väga suur ja võimas. Issand, need püksid on nii suured, sest Hulkil on väga suured jalad. Aga kutid, see saab tähendada ainult üht. Hulk oli siin. See tähendab, et päris ämblikmees. Ämblikmees oli ka kuskil läheduses. Me peame jätkama oma uurimist, oma juurdlust nende metsade ümbruses. Võib-olla näen ma seal midagi. Tulge, kutid. Jah, vaadake, siin on midagi seotud ämblikmehega. Vaadake, see on mootorrattakiiver. Aga miks ämblikmees vajab mootorrattakiivrit?
ta on superkangelane, kas pole? Aga miks ämblikmees vajab seda kiivrit? See on lastele, see on ohutuse tagamiseks. Ämblikmees on väga võimas superkangelane. Lähme ja võrdleme seda kiivrit tema mootorrattaga. Need on identsed, neil on samad värvid. See on päris ämblikmehe kiiver ja see on ämblikmehe mootorratas. Aga see on natuke kummaline. Miks ämblikmees vajab kiivrit? Ta on ju superkangelane. Okei, võib-olla leiame veel vihjeid. Lähme ja laseme drooni veel kord õhku. Okei, laseme lendava drooni õhku ja vaatame. Oota, ei. Issand, lõhkusin ämblikmehe lendava drooni. Kuidas see võimalik on? Ei, ma pean selle kuidagi parandama. Tule nüüd. Kuidas me saame selle uuesti ühendada? Oodake, kutid, kas te näete seda kaamerat siin? Tundub, et seal olid mõned eelnevalt salvestatud failid. Vaatame neid. Vaatame, mis selle drooni peale varem salvestati. Okei, paneme selle käima. Tere tulemast jalgrattasõidukooli! Õpi kõige efektsemaid trikke! Oota. Jalgrattasõidukool. Tere tulemast jalgrattasõidukooli. Sõida nagu tõeline kangelane. Õpi hullumeelseid veehüppeid nagu tõeline ämblikmees. Registreeru kohe! Mis? Sa saad sõita nagu kangelane. Millest nad räägivad? See tundub nagu reklaam. Jah, kõik need stseenid, kõik need videod, need olid omamoodi päris, aga need olid reklaam rattakooli kohta. See seletab kõik ära. Kõik, mida me nägime, oli lihtsalt reklaam ja nad meelitasid meid sõitma superkangelaste ratastega. Sellepärast me selle kiivri leidsimegi, sest päris superkangelased ei vaja kiivreid. Ainult õpilased, kes tahavad õppida ratastega sõitma, vajavad neid. See on hullumeelne, kutid. Aga igatahes, meie seiklus on lõppenud ja uurimine on läbi. Kui sulle meeldis, ära unusta panna laiki ja tellida minu kanalid, kui tahad näha rohkem ämblikmehe ja teiste seikluste videoid. Minu nimi on Lav. Näeme varsti. Tšau! Wow, tegelikult tahaksin ka ise proovida ämblikmehe rattaga sõita.